ma loen Rooma kirja 8. peatüki 14. salmi. Sest kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed või Jumala pojad. Kõigepealt mõni nagu mõte selle sama salmi koha pealt. See on, ma usun, meile paljudele väga tuntud tegelikult, aga siin see juhtimine, see on kuidagi väga laialt tegelikult tõlgendatav sõna. See on see ago või ma ei tea, kas ma nii hästi seda väljendan. Siin on see Jumala vaimu juhtimine on niimoodi öeldud ago nüma teos, kui kreeka keeles seda püüda väljendada. Ja see sõna, see juhtimine see tähendab viimist, et meid lihtsalt võetakse ja viiakse. Viib kohale ja vahest viib ka ära. Ja või see tähendab ka seda, et ta kannab meid. Ta kannab meid kohale ja kannab ka ära. Või siis juhendab meid. Ja isegi veel, et see tähendab nagu tulla või minna ja ka olla ja koos temaga aega veeta. Nii et see ei ole lihtsalt selline, et meil on et juhib, et lihtsalt oleks nagu selline navigaator, vaid mis meile ainult ütleb, vaid see lausa sekkub meie ellu. Täiesti, kuidas ütelda, nii nagu näiteks seal Apostlite tegude 8. peatükis see ühesõnaga Philippus, kui ta läheb ja on ristinud ära selle eunuhhi, siis vaim haaras teda ja viis teda lihtsalt minema. Ja sellepärast on see nii, et siin on nagu hoopis palju tegelikult rohkemat, tegelikult on see Jumala juhtimine. Siin on selline Jumala täitsa tegutsemine, kuidas Eelia läks taevasse, kuidas Jeesus läks taevasse. Vaata, seal on midagi sellist, mis tegelikult haarab. Minu isa elus oli kord selline situatsioon, et pidi trammi alla Tallinnas jääma ja keegi lihtsalt hüppas välja, vanasti olid niisugused trammi uksed, et käisid kinni lahti, et ise käsitsi said tõmmata, olid siuksed toredad ajad. Ja siis hüppas korraks maha, nägi, et ette jääb, lükkas ära ja siis on selline lugu, et lihtsalt hüppas tagasi ja see päästja oli nagu läinud. Ja sellepärast vahest on vaja lihtsalt sellist sekkumist, et juhtub nagu midagi, et sa koged sedasi, et nagu ise üldse ei planeerinud. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et Jumala vaim on tegelikult meie eludes selline juhtija. Ütleme, prohvet Ezekieli raamatus, seal on väga palju tegelikult. Tema oli selline prohvet, ma täna natukese nagu Ezekieli koha pealt vaatasin. See oli selline mees, keda see vaim järjest haaras. Seal Ezekieli 8.3 on öeldud, see on nagu väga huvitav, ma teen isegi selle korraks lahti. Seal on öeldud seda, et lausa juustest haaras kinni ja võttis ja viis teda. 8.3. Nii et vahest, kui juustest kinni haaratakse, siis ei ole lihtsalt tutistamine, vaid see võib olla selline, et Jumala vaim on tegelikult ka sekkumas ja tegutsemas. Ja nüüd on niimoodi, et see 8. peatükk räägib tegelikult sellistest häbitegudest, mis on templis. Ja siis on niimoodi, et see 3. salm ütleb, ja ta sirutas midagi käesarnast ja võttis kinni mu juuksetukast ja vaim tõstis mu maa ja taeva vahele ja viis mu Jumala nägemistes Jeruusalemma, sisemise värava suhu põhja pool, sinna, kus oli selle kuju asukoht, mis põhjustas issanda püha viha. Nii et ütleme, iskele näidati tegelikult palju neid asju ja küll ta viib siis ukse juurde ja värava juurde ja siseõue ja selles 8. peatükis on järjest, kus vaim on seal tegutsemas. 11. peatükis viib ta teda vaatama neid mehi. Vaim tõstis mu üles, 1. salm kohe ütleb, ja viis mu issanda koja idaväravasse, mis on ida poole. Ja vaata, värava suus oli 25 meest ja ma nägin nende keskel Jasaaniat. Ja ütleme, et vaata, seal oli see ida poole värk, kes kummardasid sinna ja lihtsalt viidi nagu sinna vaatama. Ja siis issanda vaim viis teda surnud luude orgu ja nii, et iskja koha pealt on see selline lugu, et oli väga tegelikult selline toodav ja viidav mees, kes oli tegelikult vaimu poolt niimoodi kaasa haaratav ja tarvitatav. Ja sellepärast, kallid, miks ma täna seda räägin? Me oleme Jumala lapsed ja sellepärast me peame lihtsalt õppima, et kuidas Jumala vaim meid juhib. Ja sellepärast on see nii, et meie vahest mõtleme, et see on ainult nagu kuidagi väga, ütleme nii väga vaimulik. Ei, see vahest on, see näete, see on üsna selline väga konkreetne, kus lausa saame tunda sellist füüsilist puudutust, kuidas Jumala vaim on meie elu juhtimas ja korraldamas ja korrigeerimas. Me vajame tegelikult väga seda ja isiklikult vaata, see sõnum sündis minule nagu sellisel moel, et läksin issanda ette siin ühel öötunnil ja hakkasin Jumalat tänama selle eest, et kuidas ta mind on minu elus juhtinud. Ja see on
väga paljud eluperioodid, mis tulevad silma ette, kõik koolid ja töökohad ja autode ostmised või sõjaväeperiood või abiellumine või vaata, kõikides nendes asjades tegelikult olid või elukohad või mis iganes, ütleme, et on väga palju tegelikult on sellist Jumala vaimu juhtimist. Ma lihtsalt tänasin Issandat selle eest, et kuidas ma olen nagu kogenud ja näinud, et Jumal on tegelikult juhtinud, on korraldanud isiklikult minu elu või siis minu pereelu ja olin südames talle sellest tänulik. Ja sealt edasi hakkaski Issand nagu kõnelema ja rääkima nagu seda Jumala vaimu juhtimise asja. Ja sellepärast, kallid, nii see on. Kui Issand on mu karjane, siis ei ole mul millestki puudus. No vaata, see on tegelikult väga valus ütlemine, sellepärast, et vahest meil ikka inimestena nagu midagi on puudu. Ja vaata, aga kui Issand on mu karjane, siis ei ole mul millestki puudu. Vaata, kui tema juhib ja vaata, kui meil on nagu rahulolu selles Issanda juhtimises ja me ei ole nagu kuidagi vastu panemas sellele ja siis me tegelikult saame nagu hingata ja olla sellel hingamisveel ja saame vaenlaste keskel hakkama ja nii, et see on tegelikult väga võimas, kui me jõuame tegelikult nagu selle koha peale nagu välja. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et Jumal tahab meid kõiki juhtida. Ja sellepärast tänane sõnum ongi sellisest Jumala juhtimisest ja kindlasti on siin üsna palju selliseid mõtteid, mille juures oleme, aga see oluline mõte on selle koha pealt, et Jumal tegelikult juhib oma lapsi ja sellepärast me peame selle ära õppima, kuidas ta tegelikult juhib, et me saaksime aru. Meil on kiusatus usaldada väga palju oma mõistust. Meil on väga palju kiusatus usaldada seda, mida teised inimesed ütlevad. Ja see on, ütleme, tõsine probleem. See on seis ka, kui lähen Jumala ette. On oma mõtted, on teiste ütlemised. Võtta, siis tegeled nagu kõigepealt sellega, et oma mõtted kõrvale panna, et ma ei taha lihtsalt, et ma oleksin oma mõtetes praegusel hetkel Issand ees ja tegeleksin nagu nendega, vaid ma tahan kuulda seda, mida Issand räägib. Või siis teiste ütlemised. No seal on lausa niimoodi, et tuleb nagu sellised, vahest teiste sellised hingelised sidemed purustada. Sest et et see käib niimoodi, inimesed saadavad kirju ja asju, oma soove ja igasugu pakkumisi ja värke ja sa oled nagu, ütleme nagu sellises olukorras, et sa peaksid justkui midagi nagu vastama. Ja ütleme, et üldiselt on ju nii, et kui sa kirja saad, et on viisakas on nagu vastata. Ja mina igale kirjale ei vasta lihtsalt, et kõikidele siit praegu ka teadmiseks, kes te mind kuulate ja olete minuga, sellega võite arvestada, et ka see on vastus, kui ma ei vasta. Sellepärast, et olen saanud Issanda käest sellise juhise, et seal ei olegi vaja vastata. Sest vahest vastus on nii mitmeti nagu mõistetav ja sellepärast, mis ma neid tühju sõnu seal valin, kui Issand ütleb, et kuule, ole vait ja parem ära räägi mitte kui midagi, on kõige parem vastus. Ja sellepärast, kallid, lihtsalt me peame nagu vahest lahti saama. Sest mis mõttes mul on vaja kellegi inimese ees midagi aru anda, kes mulle mingisuguse olukorra ette veeretab ja ma pean seda lahendama. Ma ei pea seda lahendama. Kui Issand ütleb, et kuule, kõnni sealt minema, nii nagu Jeesus ütles, et jätke need pimedad teejuhid ja jätke need, kes manipuleerida püüavad ja sellepärast on niimoodi, et täna julgustan selle koha pealt ka. Küsi Issanda käest, millal mida teha võib. Meie Issand Jeesus ei rääkinud kuningas Herodesega mitte ühtegi sõna. Oi, milline ülbus. Sa oled kuninga ees ja kuningas küsib, ütleb, et tee mulle mõni imetegu ja sa seda ei teegi. Tead, ja Jeesus ei tee mitte kui midagi, oleks ammu tahtnud siin teha, kuidas sa neid imesid teed. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et Jeesus ei läinud selle manipuleerimise õnge. Ja siit järgmine mõte. Me ütleme viimase aja koha pealt, Jumala sõna räägib väga selgelt, et tulevad need ajad, kus tegelikult imed on ennekuulmatut mõõtu. Olen ise rääkinud seda profeteeringut, mis on Eestimaa kohta korduvalt ja korduvalt. Tuleb see aeg, kus imed on ennekuulmatut mõõtu, ka ema õhus sündinud saab terveks. Jumal on tõotanud ja rääkinud seda, kallid, ma täna ütlen sedasi, see ei tule meie tellimuste peale. Ja sellepärast on see niimoodi, et me ei ole täna tulnud siia, et me tahame, et täna on see mingisugune ime, eriline ime on sündimas. Kui Jumal seda tahab teha, las ta teeb. Aga see ei ole mitte meie tellimise peale. Ja sellepärast, kallid, ettevaatlikult peab tegema see, kui lubatakse tegelikult välja, ütleme, imed ja tervenemised ja tunnustähed ja asjad, siis see peab tegelikult meid ettevaatlikuks tegema. Sest et vaata, kuidas meie inimestena seda lubada saame. Ja sellepärast on see niimoodi, et kui ma hakkasin mõtlema, et Jeesus mitte kordagi ei kuulutanud välja, et nüüd tuleb imede koosolek, et tulge selle pärast. Ei, ta õpetas neid ja ta võis leiba teha. Ja ta võis inimesi tervendada, ta tegi seda kõike. Aga vaata, küsimus oli nagu selles, inimesed tulid tegelikult usus Jeesuse juurde ja siis need asjad tegelikult sündisid. Aga meil on inimestena on tegelikult kiusatus vahest sedasi, et me nagu ütleksime, et et asjad sünnivad, tulge siia ja et küll see Jumal siis peab tegema, et meie häbisse ei jääks aga kallid, nii see on, et
jumala vaim on tegelikult tegutsemas nii, nagu tema tahab. ja täna ei jõua sellest palju jutustada ega rääkida, aga võid lugeda Korintuse kirjast, kuidas antakse neid tunnustähti ja imesid ja neid andisid ja asju, neid annab nii, kuidas tema tegelikult seda tahab. ja sellepärast on ta niimoodi, et eks ta pigem otsib, et kelle kätte ta neid asju anda saab, et ka siis need oleksid õieti tarvitatud. nüüd üks juhtija on siin selles maailmas on veel, on just päris saatan ise ja ütleme, et ta läheb sinna imede kategooriasse ka, sellepärast et see eksituse koha pealt on igal juhul tema väga tegelikult tegelemas. Praegusel ajal, ütleme, et on üks teema nagu üles tõusnud nagu selle koha pealt, et mida ütleme, võib-olla varem nii palju ei räägitudki sedasi, et kuidas selle päästmisega on, kas seda kaotada saab või ei saa, et kui sa kord juba päästetud oled, kas siis on kindel see, et sul on vahet enam ei ole, tead, kuidas sa elad, et igal juhul sa jõuad eesmärgile, sa oled ju jumala laps, sa oled tema oma ja kuidas siis jumala omade eest ei hoolitse. Pane tähele, kuidas jumala sõna hoiatab. Me peame otsani tegelikult püsima, me ei tohi endale metsalisi märki võtta, meil on seal siiski tingimusi ka. Et see ei ole sedasi, et olen jumala laps ja tegelikult olen niimoodi, et elan koos maailmaga ja võtan vastu need kõik saatana pakkumised ja elan nagu selliselt ja jumal kõik seda sallib. Tead, ei, see ei ole nii, seal on ikkagi, et sa võidad talle vere läbi, oma tunnistuse sõna läbi ja armasta oma elu surmani ja Jeesus ei hoiataks ju kallid meid selle eest, et et ühesõnaga, et eksitused võivad tulla, et ka neid, kes on ära valitud, et neid võib eksitada. Ja sellepärast ma täna ütlen sedasi ka, et pea seda meeles, et on ikkagi eksimise võimalus ka. Ja ei jõua mitte kõik võidule ja sellepärast on see nii, et aidaku meid Jumal, et me ei oleks ka selle koha pealt petetud. Sellepärast, et vaata, see on inimestele, ütleme meeldiv. Üks pastor ütleb teisele, et mis sa hirmutad inimesed, kes on päästetud saanud, et kuidas nad võidule ei jõua, et ära sihukest hirmujuttu küll räägi, et räägid ikka, et jõuavad küll. Kallid, nii see tegelikult ei ole. Me peame tegelikult ütlema tõtt. Meil on kiusatus rääkida vahest inimestele, nendele meeldivat juttu. Kui on inimene haige, siis on kui meeldiv jutt on see, sa saad terveks. Läheme sinna. Aga kui see on sinu oma jutt ja lihtsalt sa oma niisuguses inimlikus sellises agaruses ja headuses ja oma hea sooviga lihtsalt seda ütled, et vend, sa tõused ülesse, teate, siit voodi pealt, mida me petame? Olen isiklikult teinud küll haigetele inimestele ütelnud ka, et kuule, sa pead sellega arvestama, et su päevad võivad lõppeda ka. Ja et see ei ole niimoodi, et jah, me palvetame su tervise pärast, aga sa pead arvestama sedasi, et valmista ennast ka igaviku tarvis, sellepärast me ei ole keegi siin igavesti ja sellepärast, kallid, tegelikkuses on see nii, et Jumala käest tulevad erinevad sõnumid. Tulid seal kuniga siskele, sea elumaja asjad korda, pead surema. Jumala sõna oli see. See küll ei ole jumala prohvet, kes tuleb seda rääkima, et ära suretad. Kallid, on ikkagi kõiksugused sõnad tegelikult tulevad jumala käest ja sellepärast on see nii, et me peame ära tegelikult tundma sedasi, kuidas jumal on juhtimas, kuidas jumal on rääkimas ja sellepärast aidaku meid jumal, et me alati nagu ära tunneksime tema rääkimise ja tema juhtimise. Nüüd on niimoodi, et keda on üldse mõtet eksitada? Eksitada on mõtet neid, kes on õigel teel. Aga mis sa eksitad neid, kes valel teel on? Las eksivad seal, eks. Ja kurat, neid hoiab lihtsalt vangis. Ja sest, kui jutt on eksitusest, siis ma täna ütlen sedasi, et see puudutab väga tegelikult meid. See puudutab väga palju meid. Ja sellest kui me nüüd mõtleme selle peale, mis on sündinud üldse Kristuse ajaloos, kui palju tegelikult on neid eksimisi olnud. Kui palju neid eksimisi olnud. Ja sellepärast on see nii, et lihtsalt inimesed vahest mingisugused asjast vaimustavad. Kui palju on tegelikult eksimisi on profeteeringute ja värkidega ja Andrei Zapovalov just hiljuti juhtusin kuulma, kuidas ütles ühes jutluses, see oli vist vanem jutlus, kus ta ütles, et kuule, et need profetid, kes te olete rääkinud tegelikult, need profeteeringuid ja asju, mis olid valed ja mis ei täitunud ja sest osad räägivad täitsa kuupäevad ja värkidega, mis nüüd kohe juhtub ja kindla peale, et kuule, kui oled avalikult rääkinud, siis avalikult vabanda ka, ütle, et panin mööda, tead. Ja lihtsalt otsi armu selle koha pealt, et kui sa selliseid asju teed, sest et inimesed tegelikult, ütleme, käituvad selle järgi. Ta tõi näiteks, nagu ütles, et Benin, et kunagi ka pani rahva tead, et ostke endale tagavarsed ja värki tegema. Hiljem ta tuli ja rahvas avalikult vabandas, ütles sedasi, et kes te nüüd ostsite asju selle minu jutu peale. Sest et vaata, kui mees on niisuguse mõjuga tegelikult, inimesed usaldavad teda, ju siis on vaja, kui vend ütles, aga vend pärast
ütles sedasi, et kuule, andke mulle andeks, et ma teid osturallile ajasin, võiks ütelda selle koha pealt. ja sellepärast, kallid, me peame olema tegelikult, olema ausad, sest et vahest on see niimoodi, et eksime ka ja sellepärast, ja kallid, no kui me ei eksiks, no siis me oleksime jumalad, aga kallid, me oleme tegelikult kutsutud selleks, et me oskaksime tegelikult usus käia alandlikult ja oma issanda tegelikult juhtimisel. No kuidas jumala rahvast veel meelitatakse? Kindlasti on see selline lihtsalt meelitamine. No ja see pole mitte ainult jumala rahva meelitamine, vaid üldse siin selles maailmas saatan käitub väga meelitavalt. Mis on tema põhilised vahendid meelitamiseks, on raha. Sest et vaata, väga palju tegelikult tehakse siin selles ilmas, tehakse rahaga. Tehakse need revolutsioonid, pöörded, värgid, leitakse need inimesed, kes ära ostetakse, leitakse need lihtsalt, noh, ütleme, need rahulolematud või kedagi kogutakse kokku, osadel on vaja lihtsalt natukese maksta, et nad hakkaksid midagi rääkima ja tegutsema ja nii on läbi aegade tegelikult seda tehtud ja sellepärast selle maailma rikkusega lihtsalt tehakse seda tööd just väga palju vaenlase poolt siin selles maailmas ka. Ja eks see on kiusatus tegelikult on ju ka meile kui jumala rahvale ikkagi ka kõik need tegelikult pakkumised. Ja sellepärast aidaku meid jumal. No toon selle vana näite, no see peaks olema nagu Soomemaal sündinud näide. Ma arvan, et see venna Johannes Togi poolt räägitud näide kunagi, kes on ka juba igavikus vend, ta ütles, et sedasi, et see oli üks tööandja ühele usklikule mehele ütleb, tead, kuule, mul on plaan sind ülendada ametis. Sa oled mul hea tööline, aga ma tahaksin sind nagu kõrgendada ja tõsta juhtivamale kohale, aga mul on ainult üks soov. Tead, et kui sa selle muusu asja maha paneksid, ma annan sul 2 nädalat aega, siis sa sobid mulle. Ja et kui sa sellest oled nõus loobuma, siis ma tegelikult olen sind valmis ülendama ja rääkis talle sihukese jutu ära. No 2 nädalat sai mööda, mees ütles, et hea küll, ma olen nõus, et ma panen muusu asju kõrvale ja võtan sinu pakkumise vastu. Ja siis ülemus ütles seda, aitäh, sind ma ei taha. Et sa oled nii kergesti tegelikult ostetav müüdav ja et sa ei sobi lihtsalt. Ja sellepärast, kallid, me tegelikult peame jääma tegelikult ustavaks, kindlaks. Ja sellepärast on see nii, et ei tasu nende meelituste tegelikult ohvriks minna. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me tunneksime ära, sest et vahest on meile niimoodi, et vaata, meil inimestel on see selline, et kui mingisugune väga hea uks nagu avaneb, siis on meil, teate, mis tunne? Meil on niisugune tunne, et no Jumal avas selle ukse. Alati tegelikult tasub küsida sedasi, et kui ilus see uks ja hea ka ei oleks, et Jumal, kas sina selle avasid või on see mulle tegelikult lõksuks avatud, kus ma sisse minema tegelikult ei pea. Nii ta on. No ütleme, et on need meelituse asjad. Muidugi, kuidas vaenlane tahab meid ära hirmutada ja kätte saada, siin selles maailmas on samamoodi, et eks ta on läbi aegade teinud neid rünnakuid ka kristlaste vastu, on esimene märtir Stefanos, lihtsalt ei sallitud teda ja tema kuulutamist ja ütleme, et seal apostlitegudes näeme, et Jakobus varsti tapetakse, Peetrus võetakse vangi, no Peetrus küll pääseb sellel esimesel korral sealt ära ja sellepärast nii ta on ja Paulus on hiljem, kes on palju vanglas. No Pauluse koha pealt on nii, et kas see vangla oli talle rohkem isegi pääsemine, sellepärast, et ta oli seal rohkem peidus oma vihaste juutide eest, kui nagu tõeliselt nagu vangis, sellepärast, et tal oleks vist vabaduses isegi ohtlikum olnud. Aga mis juhtus, üks hea asi, ütleme, et see, et kui Paulus sai päästetud, siis kogudusel oli tegelikult hingamist. Sellepärast, et üks selline väga innukas tagakiusaja oli siis ka kadunud. Tehakse seadusi ka, vaata, mis puudutavad meid kui usklikke. No praegusel hetkel me elame ju seda hetke üle, et meie president jättis välja kuulutama selle kirikute ja koguduste sellise seaduse muudatuse, mis siin vahepeal oli üleval, kindlasti see läheb edasi, sest seadused käivad nagu oma rada, aga ütleme, et oli üks nagu selline mõte ja põhimõtteliselt oli nii, et oli näha sedasi, et meie pastorite hulgas oli ka kohe niisugused reageeringud, mis meie peame oma põhikirjades tegema, et nüüd vaata, tuli käsk, tead, mina, kui seda lugesin kõiges hetkes seda otsimist, et et mida me nüüd tegema peame, ma mõtlesin, et kuule, pole seda seadust veel väljagi kuulutatud, aga me oleme nii usinad juba oma põhikirja muutma, et nii nagu tegelikult olema ei peaks. Aga okei. Ja tuligi praegusel hetkel nagu see esimene nagu selline tagasilükkamine, ei tea, kuidas sellega lõpuni läheb, aga me näeme sedasi, et tegelikult neid seadusi tehakse selleks, et tegelikult kuidagi ka usklik elu juhtida. Seal on, ütleme, selline lugu, et näiteks, et Johannes 9. peatükis on, kui keegi peaks nagu sellesse Jeesuse uskuma või tunnistama teda, siis on see niimoodi, et siis paneme ta kogudusest välja. See on see Johannese evangeeliumi 9:22, kus on. Ja vanemad vastasid nõnda.
sest nad kartsid juute, kuna juudid olid kokku leppinud, et kes iganes tema messiaks tunnistab, heidetakse kogudusest välja. No see oli selle pimeda poisi vanemad, kes ei tahtnud ise rääkida, sest nad teadsid, et sellel on tegelikult tagajärjed. Ja apostlite tegude alguses seal ju keelatakse üldse Jeesuse nimel rääkimist seal Peetrusel ja Johannesel, see 4.18, aga nemad muidugi sellest ei hoolinud. Ja sellepärast on see nii, et on erinevad teemad, mida ütleme, erinevates riikides käsitletakse, osad on niimoodi, et mõnes, hiljuti ju siis USA asepresident praegune, rääkis seda, et kus ei tohi, mitme meetri kauguselt sa seal abordikliiniku juures ei tohi palvetada üldse, ei tohi palvetada, kodus ka ei tohi palvetada, et on nii targad riigid, aga sa vaata, kus on palvelvägi. Nad ei saa hästi oma aborti teha, tead. Ja sellepärast on niimoodi, selle peab tegelikult ära keelama, tead, et see läheks ikka nendel hästi korda. Ja vaata, milliseid seadusi üldse tehakse, et kui hakkad mõtlema, et milleni tegelikult välja jõutakse ja kuni meetriteni, mida seal siis loetakse. Ja nii, et aga paraku me elame siin sellises maailmas ja sellepärast, kallid, seda me näeme. Ja on need teemad, ütleme, mille koha pealt, ütleme, on teatud riikides juba nagu tõsisem, et mida sa ei tohi rääkida ja et see neid patuseid ei riivaks, sest kes tahavad vabalt pattudes elada, et parem las nad elavad rahus, et ärge te oma piibliga siin segage. Aga olgu nii. Nii et, aga kallid, seadused peavad siin selles maailmas olema. Ütleme, et saate aru, et ega ma ei räägi seaduse vastu. Jumalal on uus seadus ja Jumalal on vana seadus. Ja meie seadused peavad olema tegelikult Jumala seadustega kooskõlas. Siis see on kõige parem. Seadus on tegelikult tehtud üldse, et nagu kurjusele piiri panna. Ja üldse, et kuningad valitsevad ka sellepärast, et hoopis olla kurjadele karistuseks ja headele kiituseks. Ja sellepärast on see nii, et see on väga loomulik, mis siin selles maailmas peaks tegelikult olema. Ja sellepärast nii see on, et on õiged ja head kuningad, kes teevad siis neid õigeid seadusi, on neid, kes teevad oma kurjasid seadusid ja sellepärast nii on, et eks see sõltub ka nendest inimestest. Kuningad jätavad, ütleme, ennast ajalukku kuidagi. Ütleme, et kui ma täna natukene väga mitte põhjalikult, aga panin korraks jälle neid Iisraeli juuda kuningad enda silmad ette, on pisut neid, kelle kohta tegelikult öeldakse, et nad olid õiged ja head kuningad, on Taavet ja on Asa ja Joosafat ja kui hakkad seal natukese neid vaatama, ja siis on need kurjad kuningad, kes tegid aina kurja tegelikult ja see on huvitav lugeda sedasi, et see kurjus oli tegelikult kasvava mõjuga, see läks järjest niimoodi, ta tegi veel rohkem kui kõik eelnevad, ta tegi veel rohkem kui kõik eelnevad, see on selline, ütleme, kasvava mõjuga ka ja on seal Jerobeam või on seal Ahab või on seal üks selline kuninganna Atalja või Omri ja ütleme, et kui lugeda, ei hakka täna nende tegudest rääkima, aga vaata, kõik nad lähevad ajalukku, kallim, meie läheme ka. Vaata, ütleme, me kõik läheme tegelikult ajalukku, võib-olla matustel öeldakse, et oli hea inimene ja suri ära, aga üldiselt on niimoodi, et kõik mõtlevad nagu päriselt oli. Kas oli hea inimene või olnud? Sest paljud inimesed maetakse niimoodi, et räägitakse neid ilusaid sõnu, aga südames vaikselt mõeldakse, tegelikult oli nii. Ja sellepärast on nii, et ja Jumala ees me oleme niikuinii oma eluga väga täpselt kirjas, seal mitte mingisugust segadust tegelikult ei ole. Ja sellepärast on see nii, meie läheme ajalukku selle eluga, mida me praegusel hetkel elame ja mida me räägime, kuidas me mõtleme, kõik tegelikult läheb arvele ja sellepärast on niimoodi, et meid hinnatakse igaviku tarvis kõigest sellest, mida me teeme, igast sõnast, suhtumistest, asjadest, isegi kui sa naerad teise õnnetust, Jumalale läheb see ka korda. Et lihtsalt sul tegi head meelt. Ja ütleme, et väga paljud naljad on üles ehitatud sellele, et keegi saab mingi paugu ja siis teised naeravad, eks. Aga põhimõtteliselt on see selline, et Jumal ütleb, et mina nagu vaatan sedasi, et milline on tegelikult, on see sinu selline süda ja kuidas sa elad ja käitud. Nii et väga oluline meeldetuletus selle koha pealt, Jumal jälgib meid. Nüüd, väga oluline on see, et me ei häbeneks issandat, võtta see Markuse 8.38, et kui issand tuleb seal oma suures kirkuses koos on nende väeinglitega ja siis on niimoodi, et kes häbeneb mind ja minu sõnu, seda tegelikult häbeneb issand. Ja sellepärast on see nii, et ja ma ütlen nüüd nagu rohkem selle koha pealt, et meil on niisugune tunne, et häbeneda seda piibliraamatut, et mis siin on öeldud ja siis me võime ju neid sõnu natukene nagu seletada, et kuidas me mõistame, et mina mõistsin nii ja sina mõistsid nii, et ma päris ei häbene ka, aga lihtsalt ma natuke oskasin kuidagi mõista seda asja ja püüame vahest siin laveerida. Aga ma isegi täna ütleksin nagu seda, et ära häbene neid sõnu, ära häbene seda isiklikku reemat, mida mitte keegi ei tea,
mida ainult sina tead, mida sulle Jumal ütles. vaata, seda sõna ära häbene. vaata, see on niimoodi, et see on nagu sinu oma, sa pead julgema nagu sellega vahest nagu välja ütelda, see kõik ei ole alati vaikimiseks, see on sulle võib-olla teistmoodi käitumiseks või mingi teise valiku või otsuse tegemiseks. ja sellepärast on see niimoodi, et ära häbene neid sõnu. just ütlen sulle täna selle koha pealt, mida sa vaikselt saad. ära mine kaasa nende teistega inimestega, selle üldsusega ja nende arusaamadega lihtsalt, vaid et kui sinul on teistsugune sõna issanda käest, siis hoia tegelikult sellest kinni. sellepärast, et me ei ole siin kutsutud, et me mingisuguse vooluga lihtsalt kaasa läheme. Peetrus oma kirjas, seal esimene kiri 4 ütleb sedasi, et me ei oleks selles ulaelu voolus. Teised võõrastavad meid selle pärast, kui me oleme selles ulaelu voolus kaasa minemas. Teate, mis see ulaelu vool seal on? Kui seda sõna veel nagu lahti ütelda, see on otsene kõlvatus tegelikult. Ütleme, kõlvatus, truudusetus, liiderlikkus, ütleme, et ärge olge sellega kaasas. Absoluutselt ärge olge sellega kaasas, sest see on tegelikult siin selles maailmas nii valdavalt tegelikult olemas. Ja sellepärast issand ootab sedasi, et meie julgeksime keset seda pöörast ja segast sugu elada siin täiesti teistmoodi, paistes nagu taevatähed. Ja sellepärast me ei pea olema häiritud sellest, et teised elavad teistmoodi. Laia tee peal ongi teistmoodi elu. Ja õige tee on kitsas tee ja pisut leiavad neid seda, kes selle tee leiavad. Ja tegelikult paljud ei suuda sellest uksest sisse minna. Teate, ma olen murega vahest peal mõtlemas nende inimeste peale. Osad inimesed on siuksed sorti, kelle pärast me ei tea, kui palju kordi palveid teinud. Palvesoove, ternevesed, värgid, kogu aeg on tal niimoodi, aga mida inimene ei julge teha? Et ta tuleks koguduse keskele, et ta tuleks nagu siin, kas või tänu tooma avalikult, et tänu tuuakse ka vahest teise inimese kaudu ainult tagasi. Ja tema mõtlesin seda, aga milles on see küsimus? Et mis asi see nagu takistab? Ma mäletan, et üks minu tehnikumi õpetaja, kes mul oli, kes siis, ütleme, enne oma surma päästetud sai ja haigus oli kallal ja elupäevad tal enam pikad ei olnud. Ma ei tea, kas ta käis kord või paar, mis ta siin meie palvelas käia sai. Ta tuli siia, pani siia altari peale põlvili. Ta ütles, et ma tahan kõike saada, mis on tegelikult vaja. Ma tahan saada ristitud, ma tahan saada koguduse liikmeks, päästetud ta juba oli. Aga ta ütles, et ma ei tea, mida veel kõike saama peab, aga ma tahan kõike seda saada, mida on tarvis selle jaoks, et ma Jumala riiki saaks. Ja et ma võtan kõike võtan sellesse vastu. Ja teate, ja vaata, siis oli niimoodi, ei saanud ta ristitud, ei saanud ta sedasi koguduse liikmeks. Ma otsin teda sellepärast, päevad lõppisid nii ruttu ära, et need momente enam lihtsalt ei jõudnud puhtajaliselt midagi korraldada teha. Aga tegelikult oli ta kõik korraldanud. Selle oma lihtsalt selle sooviga. Ta oli kõik need välja ütelnud. Ja sellepärast ma ei saa nagu vahest aru, et mis takistab inimesi niimoodi tegelikult nagu käitumast, et ta teeks nagu ühe niisuguse julge otsuse, sellepärast, et nagu Jumala riigist tahaks, et tulgu neid pakikesi sealt Ameerikast ikkagi, et seal on paremad asjad, et saatke aga meile neid ja ma võtan vastu ja küll on tore ja elan nagu nende najal. Aga kallid, me ei pea olema need, kes me sellised elame. Me peame tegelikult tulema Jumala riiki ja vastu võtma ka selle nagu sellise, kuidas ütelda, selle häbiosa ka, sest et kui sa hakkad käima Jumala kojas kuskil juba, siis juba vaadatakse sinu peale viltu, sellepärast, et teised sa käid, kas seal või tead ja umbes sedasi. Ja sa pead selle suutma tegelikult nagu ära kanda siis, sest kus sa oma julgust üldse proovida saad, kui sa seda proovima ei tule. Ja sellepärast, kallid, täna ka olen saanud selle sõna, et lihtsalt me peame tegema neid julgeid sammusid ja kes sa oled selline peidus olev, ütleme selline kristlane, kes sa tahad olla selline salajane, sa pead julgeks saama. Sa pead saama julgeks nagu Joosep Arimaatiast või nagu Nikodemus, et sa ühel hetkel lähed ja ütled, vaata, ma olen selle asja poolt. Ja sa lähed Pilatuse juurde, kes on surmaotsuse teinud Jeesusele ja ütled, aga mina armastan seda Jeesust ja ma tahan matust korraldada. Seod ennast täiesti julgelt selle Jeesusega ja sellepärast teist varianti ei ole. Me peame julgelt tegelikult, kes häbeneb inimeste ees, siis Jeesus ütleb, mina häbenen. Ja sellepärast igasugune häbi peab kaduma, me oleme issand omad ja järgime teda ja ole selle koha pealt julge. Ja sellepärast ja kallid, nüüd järgmine mõte on selline, et ära otsi inimesi. Väga paljud inimesed, ütleme, kes siin Jumala riigi ümber tiirlevad, need otsivad tegelikult inimesi. Milline pastor aitaks? Mõni inimene on tõesti korduvalt kogudusi vahetanud sellepärast, et järjest saada nagu mingit paremat pastorit ja asja. Kallid, ei ole ühtegi head pastorit. Ükski pastor ei päästa sind. Ükski pastor aita, kui Jumal sind aitab, siis ta aitab. Kui ilmutuse raamatu kirju loed, kogudustes on probleemid. Aga kordagi Jeesus ütleb, kuule, mine ära, mine teise kogudusse kuskile, et seal saab korda. Pole ustav seal.
pea lõpuni vastu. Sest et tegelikult mina olen sinu issand ja mina sind juhin, hoolitse iseenda eest. Ja sellepärast see on nagu üks vale asi tegelikult, me otsime inimest. Johannese selles 5. peatükis, see 38 aastat haige olnud inimene, eks, ta ütleb, et mul ei ole inimest, kes mind aitaks. Oleks mul inimene, oleks mul ikkagi hea pastor, kes hea palve paluks. Teate, osad inimestega ma palun tõesti kiiresti palved ära. Aga teate, mis puhul? Ma saan aru, et ta ei otsi inimest. Ta otsib tegelikult Jumalat. Ja siis ma olen kohe nõus palvetama. Tead, ja siis vaatad, me paneme telefonid ära ja ma olen üsna kindel, et ta saab abi. Ta ei saa mitte minu käest seda abi, aga ta saab seda Jumala käest. Sa saad aru sedasi, et inimene tegelikult tuli usus Jumala juurde ja ta lihtsalt soovis seda teist inimest, kellega koos see oma usupalve tegelikult teha ja lihtsalt seda kätte saada Jumala käest, seda, ta on Jumala juurde tulnud ja sealt tegelikult tuleb. Ja sellepärast kallid issand kutsub enda juurde ja ta on valmis inimesi tervendama, aitama, palvetele vastama, lahendusi tooma. Aga ta saab väga täpselt sellest aru, et kas me oleme proovimas inimest, no ütleme, et kunagi oli üks liidu president, kes tuli siia, no üks õde, kes tuli, no ta lausa pahandus ära sellest, et no president ka teda terveks ei teinud. Et ta oli nii solvunud selle peale, tead, et no mina mõtlesin, nagu president tuleb siia ja palvetab minu pärast praegu, et no siis ma pean igal juhul terveks saama. No mis sa siis mõtled, no kelle peale siis lootsid? Sa otsid ju tegelikult inimesi. Ja sa otsid lihtsalt inimesi, sa vaatad neid ja mõtled, et võib-olla tuleb. Issand saab täpselt aru, et sa ei otsi ju mind, sa otsid lihtsalt neid vahendajaid. Aga Jumal ei ole kunagi niimoodi plaaninud sedasi, et need vahendajad oleksid tähtsad. Ja sellepärast, et inimesed peavad jõudma tegelikult Jumala juurde. Nii kui Taavet oma laulus seal ütleb 46:2, ma arvan, et see on Taaveti laul vast, vaatame, 46:2, kus ta siin ütleb, see on Korahi laste laul, vabandust, hoopis. Ja need Korahi lapsed teadsid ka väga hästi ühte asja, et Jumal on meie varjupaik ja tugevus, abimees kitsikuses ja kergesti leitav. No see ei oleks mingisugune ime, kui Taavet ütleb, et Jumal on kergesti leitav. Aga need Korahi laste kogemus oli täpselt seesama, et issand on tegelikult kergesti leitav ja sellepärast kallid, olgu meie palved suunatud issanda poole ja ta kuuleb ja aitab tegelikult meid. Nüüd on nii, kui tuleme issanda juurde, siis juhtub üks hea asi, et issand on meile teeks. Vana testamendi ajal, vaata see kõrberännaku lugu on üks huvitav lugu. Ma võib-olla ühe koha võtan kohe sellest kõrberännakust, sest et vaata, Jumal juhtis oma rahvast kõrberännakul. Ja see on omaette nagu teema, millest võiks lausa pikalt rääkida. Lugesin nagu seda kõrberännaku ja üldse 5. Moosese sellist, ütleme, seda korduvat juttu, kui Mooses nagu kordas üle selle rahva rännakud ja asjad, aga ühel salmil juhin kohe tähelepanu ja see on näiteks 5. Mooses 2. peatükk ja 14. salm. Ja siis oli, täna ma nagu nägin niisugust seost. Ja aega, mis kulus meie rännakuks Kaades Barneast, kuni me ületasime Seredi jõe, oli 38 aastat. Seniks oli hävinud kogu see sugupõlv, kõik sõjamehed leerist ja issand oli, nagu issand neil oli vandunud. Oli ju issanda käsi olnud nende vastu, öövitades nende leerist siis nad Viimseni ja kui kõik sõjamehed olid otsa saanud, olles rahva hulgas surnud, siis rääkis issand minuga öeldes, sa lähed nüüd läbi Moabi maa alast ja siis ligined ammonlastele ja tee läheb nagu edasi. Teate, mul jooksis täna kokku see 38 aastat, see Johannese 5. peatükist. Ja vaata, see oli nagu üks selline piir sai täis. Vaata, see on 38 aastat olid rännanud. Nad ekslesid tegelikult selles kõrbes sellepärast, et nad lihtsalt oma sõnakuulmatuse ja uskmatuse ja selle tõttu nad nagu edasi minna ei saanud. Ja sellepärast, kallid, põhimõtteliselt see sõna, mis ma nagu sain seda lugedes, on see ka, et vaata, meie samamoodi, meie elus tegelikult peab see ekslemise aeg mööda saama. No vaata, see oli niimoodi, et see oli nagu mingisugusele oma jõule lootmine, meie ei suuda minna vallutama, no sellepärast me sinna ei lähe, tead, eks pandi vastu ja et need vaenlased on nii suured ja vaata, sa elad oma elu tegelikult 38 aastat keerutades seal kõrbes ringi. Ja siis on niimoodi, et aga teate, mis siis pidi selle 38 aastaga juhtuma? Uskmatus pidi olema hävinud.
ja sellepärast paljud inimeste elust ei ole veel uskmatusse hävinud. Veritõbisel naisel läks 12 aastat, kui ta sai nagu selle asjaga ühele poole, et tuli päriselt Jeesuse juurde, et kõik arstid ja need asjad jäid juba sinna paika, kõik oli proovitud ja rahaga otsas. Ja sellepärast, kallid, see on täpselt see lugu nii, et meie elu võibki tegelikult niimoodi minna, et me nagu liiga kauaks jääme keerutama. aga täna on nagu see hea sõna selle koha pealt, et ka sellele keerutamisele saab tulla tegelikult lõpp ja sellepärast aidaku tegelikult meid issand, et me oleksime niimoodi, et valmis tema juurde tulema. No see, ütleme see 38 aastat, mul ei ole inimest. Tead, issand on ise tegelikult oma pakkumisega, kiitus Jumalale, et ta tõusis selle sõna peale, tõuse üles ja kõnni. Ja sellepärast, ja meie ootame tegelikult nagu inimeste abi. Ja et keegi sinna tiiki meid aitaks või midagi teeks meiega, aga tegelikult issand on valmis meile seda ütlema, et tõuse üles ja kõnni ja ela. Nii et see on väga oluline, tähtis asi. Ja nii on. Nüüd kõrbes, mis asi oli veel üks oluline asi, millest pisut ka ütlen sedasi. 2 sellist põhielementi, mis olid kõrbes juhtimiseks, oli see tulesammas öösel ja pilvesammas päeval. Kallid, meie elame tegelikult ka vaimulikus mõttes pimedas ajas. Ja sellepärast see, ma ei taha kõiki näiteid tuua, see oleks nagu pilkamine vahest nagu ka isegi oma õdede-vendade koha pealt, nagu kus sa näed sedasi, et sellisel pimeduse teel nagu minnakse nagu edasi, lihtsalt sa näed, et need teemad ja asjad, mida arutatakse või mida mõeldakse, et siis näed sedasi, kuule, et pimedus läheb suureks ja jagasin ühele vennale täna seda, neid pimeduse mõtteid rääkisin, et sa võtsid ka laeslambid maha, et meil ka läheb siin pimedamaks. Ei, meil varsti tulevad need tagasi, aga et meil on lihtsalt nad tegemisel, praegusel hetkel korda tegemisel. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et me elame pimedal ajal. Aga teate, mis on pimedal ajal? Pimedal ajal on tegelikult see tulesammas näitamas valgust. Ja sellepärast isegi võiks ütelda, et pimedas paistab see tulesammas kindlasti palju paremini kui see päeval, see pilvesammas. Eks see pilvesammas paistis ka. Ja seal nägid seda nii ööl kui päeval. Aga kallid, ma tahan ütelda sedasi. Jumal juhib meid öösel ja Jumal juhib meid päeval. Ja Jumal juhib meid tegelikult kogu aeg. Ta juhib meid seal, kuidas seal on öeldud sedasi, nendes mürkmadudega kõrbes juhtis. Ja sellepärast on see niimoodi, et see kõrb, mida nad pidid läbima, me ikka mõtleme, Mooses oli selline kõrbemees, 40 aastat kõrbes karjana olnud ja teadis, kuidas seal kõrbes hakkama saada. Aga küsimus on selles, et tegelikult me näeme sedasi, et Jumal ütleb, et mina juhtisin teid selles mürkmadudega kõrbes. Jumal juhib meid selles, võiks ütelda, selles saatanlikus kõrbes, kus meie tegelikult oleme elamas. Ja ta juhib meid samamoodi, ta hoiab meid tegelikult siin selles maailmas. Ja kuivõrd me tegelikult seda vajame. Ja sellepärast see on niimoodi, mõtlesin selle peale, et on need sõjaasjad ja Eesti on ka teinud sellise otsused, et tarvitame maamiine. Siin vahepeal oli suured kampaaniad, et riigid loobusid, et kunagi maamiine ei tarvita, et need on elanikele ohtlikud asjad, aga praegusel hetkel ka meie riik ja ütleme siin Balti riigid ja Poola ja kes on nagu võtnud nagu selle jälle, et panevad sedasi. Aga kes juhib sind nendes maamiinidega metsades siis? Ainult Jumala vaim saab juhtida. Ega miinile ei panda ju punast lippu juurde, et siin on miin, et ära astu. Siis ei ole seda vaenlasele ka mõtet panna. See pannakse ju kuskile salaja. Ja sellepärast on see niimoodi, et me sinna linnupüüdja paelade sisse ei astuks. Tegelikult me vajame tegelikult Jumala armu. Sest me elame sellises kurjas maailmas, kuidas asju lahendatakse just nii koledalt ja tegelikult ka halvasti nagu sellises mõttes. Ja selleks meil ongi nii, et ainult issand saab juhtida meid nendes olukordades. Ja meil tuleb lihtsalt oma silmad ja kõrvad hoida lahti issanda juhtimisele. Meil on vaja seda, terveneminegi oli seal, vaata see mürkmadudega kõrbes. Kui nad ikka nende madude kätte jäid, ühel korral, kui issand need maad nende keskele saatis nende nurina pärast seal, siis juhtus see, et kes vaatas selle Moosese tehtud vaskmao peale, see jäi elama. Tuli vaadata seda pilveliikumist, tuli vaadata tulesamba liikumist ja põhimõtteliselt on, kuidas ütelda, et isegi ütleme, selle vaatamisega on niimoodi, et isegi kaugemale tuleb vaadata. Vaata, huvitav lugu oli nagu selline, et kui rahvas läheb sinna juba tõotatud maa piiri lähedale, millele nad esimene kord ju ei lähe ja jäävadki sinna kõrbesse hulkuma, siis tegelikult rahva soov oli see, et nad lähevad tõotatud maad uurima. Ja nad tegid nagu sellise ettepaneku, et kuule, et need
leida need 12 vanemat, kes lähevad, käivad, noh, isegi jumala sõnas on öeldud, et ka see mõte meeldis Jumalale. aga teate, mis juhtus? Juhtus see lugu, et vaata, tuldi tagasi, see 10 tükki olid vastu hirmu ja kartust täis ja 2 tükki Joosua Kaalep julgesid minna ja tegelikult minek jäi ära, sest et vaata, see lugu, mida nad nägid, ma olen ikka niimoodi mõelnud, kui nad ei oleksid uurinud, kui nad oleksid läinud nagu usuisa Abraham, lähen sellele maale, mida ei tea, lihtsalt hakkan minema lihtsalt, et kuidas läheme ja lihtsalt muudkui lähen. aga lähme vaatame ennem ära ja vaata, see ennem vaatamine, vahest on see selline lugu, et vaata, see tegelikult ongi selline nagu teatud mõttes nagu ohtlik lugu. sest et vaata, kui see ei ole käimine enam ju usus tegelikult, see on nagu nägemises käimine, me näeme, et Jumal vahepeal annab nagu seda armu ka selle koha pealt, Gideonil lubab, et mine ole seal vaenlase leeris, kuule nende juttu ja saa nagu seda julgust juurde ja sellepärast on, kallid, nii see on, et väga tähtis on see, et me oleksime tegelikult issandale kuulekad, et me omalt poolt ei telliks, kuidas ütelda, meie usku nõrgendavaid nagu oma silmadega nägemisi, sest et vaata, mida me füüsiliselt näeme, see ju tegelikult väga palju kindlasti kisub hoopis meie usku maha. Õndsad on need, mis Toomasele öeldi, kes ei näe, aga usuvad. ja sellest Toomas ütles, ma tahan näha. Ei Toomas on kasulik mees meile. See on üks tugev kinnitus selle koha pealt, Jeesus on üles tõusnud, eks. See lugu nagu meile mõjub nagu selliselt hästi, aga Jeesus ütles tõe ka välja, tead. Et miks sa ei uskunud oma vendasid, kes kõik ütlevad, et Jeesus on üles tõusnud ja sa ei usu, tead. Et nüüd on sul need teised jüngrid siis valetama hakanud sulle või. Tead, et miks sa siis niisugune oled, usu, tead. Ei, mina ei usu, tead, ja Jeesus kõrvaldas ta usu ära, uskmatuse ära ja ta sai jälle selleks usklikuks Toomaseks, võiks ütelda. aga kallid, nii see on, et väga, väga oluline ja tähtis on see, et näed, kui me täna räägime neid momente, et me oleksime tegelikult issandat usaldamas, oleksime nagu vaatamas issanda peale just usus ja selle pilve ja tulesamba peale, meie issanda peale, et tema meid on tegelikult siis juhtimas, nii et need teiste, kuidas ütelda, jutud ja asjad, nagu ütlesin, paneme maha, omaenda mõtted paneme maha, ütleme, et nendega tuleb täitsa tegelda ja seda, mida meie issand ütleb, me ei pea tõlgendama, vaid me peame seda tegema. Sest meie ütlus lõpeb sedasi, et õnnis on see, kes kuuleb ja teeb. Mitte õnnis on see, kes tõlgendab ja võib-olla siis veel midagi teeb, sest et ta tegi ikkagi mingi variandi veel sellest asjast. aga kallid, meil on vahest nagu selline tahtmine, et seda teha. ja sellepärast on nii, et vaata selle tõlgendamise näite, võtame Johannese 11. peatükist, kuidas inimesed tõlgendavad asju. ja seal on Jeesuse jüngrid on tegelikult kõigepealt tõlgendamas ja see on see, kui Jeesus läheb Latsarust surnust äratama, talle tuuakse sõnum, et ta sõber on haige ja siis on nii 8. salm, siis on niimoodi 7. salm, 11.7. pärast seda ütles ta jüngritele, läki jälle Juudamaale, paari päeva pärast siis, kui nad olid selle sõnumi saanud, et Lazarus on haige, läki nüüd Juudamaale. Nüüd jüngrid kohe ütlesid, rabi, alles nüüd sama otsisid juudid võimalust sind kividega surnuks visata ja sina lähed jälle sinna. Ja vaata, nendel oli kohe selline tõlgendus, et see on ohtlik koht, alles me tulime sealt ära, kuidas me sinna tohime minna. No siin on üks selline jutt, millest me võib-olla kohe päris aru kõike ei saa, et kuidas Jeesus räägib, et on päeval 12 tundi ja päeval on valguses kõndimine ja sa ei komista ja kui keegi kõnnib öösel, siis ei ole temas valgust ja siis ta komistab ja ütleme, et räägib nagu seda mõtet. Põhimõtteliselt, kallid, võtta maailma valgus oli siin olemas, Jeesus ise oli siin selles maailmas ja nüüd nagu kahelda selles, et praegusel hetkel Jeesus teeb mingisuguse nagu vale valiku või otsuse, natukese liig, kui niimoodi nagu seda mõelda, aga sellel hetkel nad arvasid just niimoodi, et ohtlik on, parem oleks, kui ei lähe. Nii, Jeesus räägib selle jutu ära, tead, et ikkagi ta plaanib sinna minna ja siis ta rääkis neile 11 salm, et me sõber Lazarus magab, kuid ma lähen teda unest äratama. Teised nagu magab, siis saab terveks. Ütleme, et niisugune loogika, kohe oli niisugune tõlgendus oli kohe seda, kui magab, siis läheb hästi, juba tervenemine käib, eks. Aga Jeesus ütleb, et Lazarus on surnud, 14 salm lõpeb sellega, ja ma rõõmustan teie pärast, et mind ei olnud seal, et te võiksite uskuda, kuid läki tema juurde. Ja siis ütles Toomas, ja vaata, mis see Toomas siin sellel hetkel siis ütleb, et lähme meiegi, et koos temaga surra.
sellepärast, et tal oli ikkagi need muremõtted, et seal saab kividega varsti, et siin nagu lähme siis edasi. noh, Jeesus jätab need mõtted ka sinna paika, ikka lähevad. Ja siis tulevad õed, tulevad Marta ja Maarja, mõlematel on tegelikult selline, et no kui sina oleksid issand siin olnud, siis me vend poleks surnud. Ja siis Marta ütleb, et ma tean 24 salm, et ta tõuseb ülestõusmises viimasel päeval. Jeesus ütleb, mina olen ülestõusmine elu. Ja noh, need on meil need salmid, mida me haua juures loeme ja kes minusse usub, see elab isegi, kui ta sureb ja need väga olulised jutud, mis toimusid tänu nendele Martadele, Maarjatele, seal siis need jutud kõik ära. No siis tuleb Marta, või vabandust, ennem tuli Marta, eks, pärast tuli Maarja. Maarja tuleb ka, oleksid siin olnud ja oleks mu vend surnud. Ja me näeme sedasi, et kuni selleni, nüüd on niimoodi, et Jeesus läheb haua juurde, ta on juba ärritunud lausa, nagu siin sõna ütleb, 38, ja ta ütleb, et tõstke kivi ära. Ja surnud Marta ütles talle, issand, ta juba lehkab, sest on juba 4. päev. No see oli täielik, ütleme, normaalne asi, aga vaata, kui see lugu lõpeb, me sellest haisvast Latsarusest ei räägi mitte sõnagi, eks. Ta juba lehkab, aga kui ta välja tuli, ei olnud halba lõhna. Keegi ei hoidnud nina kinni, et mis siin praegusel hetkel tuli, tead, eks. Ei no, surnu juures ei ole meeldiv olla, see on täitsa selge, see on arusaadav asi, sest et lagunemine hakkab pihta. Ja no paraku see nii on. Ja nüüd on nii, et Jeesus äratab selle Latsaruse. Nüüd lugu järgmine. No nii, ja jätame need tõlgendused sinna. Tõlgendasid, meie ka tõlgendame, vähem tõlgendada, rohkem uskuda. Aga kivi on inimeste veeretada. Veeretage kivi ära. Kivi on inimeste veeretada. Latsaruse lahtimähkimine oli inimeste teha. Meil oli aastaid tagasi oli siin, et meil Latsarus ärkas ka siin surnust üles, et terve vetsupaberirull või rohkem oli ta ümber mähitud ja siis, kui teda lahti kooriti siin, noortega seda tehti siin, oli see selline moment, oli täpselt siin samamoodi ka, lihtsalt seda lugu üks õde korraldas ja tegi. Aga vaata, siin ongi niimoodi, et midagi on nagu meie teha. Ja nüüd on järgmine mõte, mida ma täna ütlen meile, kes me oleme. Need tõlgendajad, need, kes me siin Jeesuse ümber tiirleme, teate, meie võime olla vahest nendeks komistuskivideks, me võime olla need, kes me neid kivisid ära ei veereta, olgugi, et issand ütleb, et veereta kivi ära. Vaata, need sinu lähedased, võiks ütelda, surnud, kes ei ole veel päästetud saanud, kes ei ole veel elavaks saanud. Me võime olla selleks, et meie ei veereta neid kivisid ära või võime ise selleks kiviks lausa olla selle tee peal takistuseks. Ja sellepärast, et oma elu ja selle käitumise asjaga. Ja siis on, ütleme, et ja kes on üldse kinni mähkimas teisi, keda me kõige rohkem kinni mässime? Ütleme, et hea küll, presidente ja neid valitsejaid ja pääministrid ja neid mässib ka rahvas suure hoolega kinni. Kõik midagi räägivad, muudkui mässivad, tead, et niisugused hullud on, tead, kõik, käib niisugune jutt tihtipeale selline. Ära ole nende mässijate hulgas. Ära ole absoluutselt nende mässijate hulgas, sest et selleks meid ei ole kutsutud. Meid on kutsutud, et palvetage nende pärast, sest neid mässijaid jätkub kui palju tahes. Aga nüüd jätame need kuningad ja valitsejad praegusel hetkel kõrvale. Aga siis teate tegelikult, keda me kõige rohkem mässime? Me mässime oma lähedasi. Kõige rohkem mässime oma lähedasi. Oma lapsi, tead, sest et meil on vaata, keda me tunneme, kelle võimeid me teame või mis iganes, me tegeleme tegelikult selle asjaga. Ja sellepärast on see nii, et aga meie asi on tegelikult, et lahti siduda, päästke lahti ja laske tal minna. Ja sellepärast on see niimoodi, et mina kutsun ka ennast aeg-ajalt korrale, kutsun lihtsalt korrale inimeste koha pealt, kelle koha pealt nagu vahest mõtlen sedasi, et inimesed on puudulikud ja näed, on need õed või vennad või mis iganes, et mõtled nende peale, aga siis on järgmine hetk leed sedasi, et ei, et mina ei pea neid oma mõtetega siduma, kui nende arusaamised on piiratumad ja kitsamad ja sellepärast on nii, et minu asi on lahti lasta. Luuka 4. Jeesus tuleb, ütleb, et ma tulin vabastama. Ma ei tulnud tegelikult siduma mitte kedagi, et seotud olete niikuinii, tead, eks. Aga ma tulin sellepärast, et teid vabaks lasta. See Luuka 4. peatüki salm, kui ta on seal Natsaretis, see on ju nii võimas ütlemine, 4.18, issanda vaim on minu peal, sellepärast on ta mind salvinud, ta on läkitanud kuulutama vahestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabaks laskmist, pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid, kuulutama issanda meele pärast aastat. Ja sellest, vaata,
jumala plaan on tegelikult, on vabastada. ja sellepärast on nii, et näed, selle tänase sellise juhtimise jutu sees on jumal meid juhtimas selle koha pealt, et kontrollime seda, et ega meie ei ole mingisugused sidujad. ei teiste koguduste, ei teiste liikumiste, et kas nad usuvad õieti või ei usu. no vahet sellel asjal on. Olga Koolikov oma viimases jutluses niimoodi seal ütleb sedasi, et käis üle hulga aja mingisuguseid oma sugulasi külastamas, aga pidid mingisuguses väikeses usugrupis istuma ja nagu õde sinna läks ja hakkasid kohe teda päästma. tead, ütles, et kuule, aitäh teie hoolitsuse eest, tead, eks, et selline, et inimesed lihtsalt nagu sellises oma piiratud arusaamises kohe mõtlevad sedasi, et mul on vaja teise inimesega nagu selle koha pealt tegeleda ja nii me oleme sellised piiratud. kallid, lubame tegelikult issandal teha tööd. anname issanda kätte, kui issand kutsub välja, korjame meie kõik kivid eest ära, las tuleb välja sealt hauast. ja kui on meie poolt kinni seotud, no seome lahti ja laseme tal minna. ja sellepärast kiitus Jumalale, et täna saame nagu seda juhatust selle koha pealt ka. ja sellepärast on see nii, et me oma uskmatusega tegelikult takistame väga paljusid inimesi, oma uskmatusega olemegi takistuseks ja sellepärast on see nii, et ela ise issanda juhtimises ja lase teised vabaks ja teate, siis asjad lähevad palju paremini. vaadake, väga suur raskus on tegelikult, teate milles? Andeks andmatus on tegelikult väga kohutav asi. ja see puudutab, ütleme, see Mattiuse 18 lugu puudutab meid väga selle koha pealt. ja sain selle kohe täna täitsa otse ütelda sedasi, et inimesed, kallid inimesed, kes te venelasi ei armasta, te peate andeks andma. tead, see on meie hukk, kui meie ei andesta. see on meie hukk. mina küll armastan venelasi, ilma igasuguse kompleksita. sest et mul ei ole mitte mingisugust põhjust, et ma ühe rahva võtan sedasi, et ühe rahvuse võtan, ma teda armastan. ja sellepärast, kallid, ja vaata, ja kui me ütleme, teeme niimoodi, et me ei andesta, siis on, teate, kuidas see lugu ju tegelikult lõpeb? et see, kes ei andesta, see kõrvaldatakse tegelikult ära. ma ei taha, et me Eesti rahvas ära kõrvaldatakse, sellepärast et Jumal kõrvaldab need komistuskivid ja takistused tegelikult lihtsalt ära. Jumal ei salli tegelikult seda vihkamist. Ta võib-olla sallib teatud aeg, ta annab nagu meeleparanduse aega, aga see Mattiuse 18 on väga, väga tõsine tegelikult hoiatus andestamise koha pealt. jah, meil võib olla probleeme, sellepärast, et see on täiesti loomulik, et on mingisugused probleemid, kui me naabritele elame. tead, on naaber, tead, ma mäletan, kunagi elasime niimoodi, et niisugune madalam koht, kus me elasime ühes paigas, mitte siin Võrus. ja siis oli selline, et suur vesi, kui kevadel tuli ja naaber hakkas oma keldrit tühjaks pumpama, tead, tema viskas vooliku meie aeda, pumpas seda vett meie aeda, mina läksin, keerasin selle vooliku tagasi, lasin tema aeda tiiruga tagasi. no elasime, tead, naabritega niimoodi, kui koos suunasime seda vett siia-sinna. ja midagi teha ei ole, et ongi selline. aga kui meie ei andesta, siis tegelikult me jääme ise sellesse olukorda, sellepärast et kui siis öeldakse sedasi, 32 salm, et siis kutsus isand tema enese juurde selle tigeda sulase. sa tige sulane, mina kustutasin kogu sinu võla, sest sa palusid mind. eks sinagi oleksid pidanud alastama oma kaassulase peale, nõnda nagu mina sinu peale alastasin. ja sellepärast Jumal andestab meile kõik ja sellepärast me peame teistele ka kõik andestama. ja see on niisugune reegel, millest mööda minna ei saa. aga seda, kui kurb on tegelikult, et seda viha kasvatatakse, õpetatakse rahvaid nagu täiesti nagu valele teemale, enese hukatuseks tegelikult ja sellepärast on, kallid, niimoodi, et täna lihtsalt on see ka juhis meelde tuletatud, et me ei tohi tegelikult sedasi käituda. tead, issand on õiglane, tema saab aru, mis on valed kaebused, mis on õiged kaebused ja sellepärast on see on nii tähtis meie isiklikus elus ja see on nii tähtis tegelikult ka just riikide ja rahvaste elus, et me tegelikult sellised asjad tegelikult korda teeksime. ja sellepärast ühel päeval tõuseb see õiguse päike, kus kõik läheb selgeks, väljad hävivad ja õigetel läheb hästi. aga meie peame praegusel hetkel tegelikult olema selle õige meelsusega ja sellepärast olgu see nõnda, et need juhatused ja õpetused, mida Jumal on täna selleks nagu andnud, nüüd olen edasi andnud ja võtame need vastu. mis sulle ei meeldinud, küsi issanda käest üle, kas peab meeldima ja sellepärast mina olen lihtsalt rääkinud seda, mida olen saanud. aga räägi sina issandaga need asjad veel üle ja tee need sammud, mis on vaja. Aamen. Tõuseme. Taevane isa, ma tänan, et sina juhid meid oma sõna läbi, oma vaimu läbi.
Logose läbi ja Reema läbi, aga üle kõige ma tänan sind, et Jumal, sa oma vaimu läbi oled isiklikult meid igat ühte juhtimas. Isa, ma tänan sind, et võime täna paluda seda armu, et me ei häbeneks sinu juhtimist, võtaksime selle vastu, meil igalühel on isiklik võidujooks joosta, meil ei ole see mitte kellegiga sarnane, ei ole see teiste kogudustega sarnane, ei ole see õdede-vendadega sarnane. Issand, meie jooks on see, kus me peame vaatama sinu peale ja olema ustavad selles. Minema nagu seda teed mööda, kuidas sina oled nagu meile määranud, kus sa soovid, et meie tee läheb ja sellepärast, Isa, me täname sind, et me võime praegusel hetkel lihtsalt seda armu paluda, et me oleksime julged tegelikult, issand, järgimas seda, mida sina meile isiklikult ütled. Isa, aita meid, et me ei satuks nendesse tõlgendamistesse. Isa, ma palun vabadust selle koha pealt, et me ei oleks inimeste arvamustes kinni. Isa, ma palun seda armu praegusel hetkel, et meie oma mõistuse sellised kõrgistused ja kindlustused ja mis on valed, las need langevad, et me võiksime olla, issand, sind vabad kuulma, et need sõnad, mida sina tahad meie südametesse külvata, et need ei lämbuks selles meie mõtete rägastikus või selles meie mustas südames, kus kasvavad kõik need valed ja koledad asjad. Ja sellepärast, Isa, me palume lihtsalt praegusel hetkel sinu armu. Ja Isa, me täname sind, et sa oled meid kutsunud ja sinu igatsus on see, et me läheksime sinu juhtimise all. Ja kui mõnel on läinud võib-olla 38 aastat sellist ekslemist, siis Jumal, me täname sind, et ikka võib tulla see päev, kus on kohtumine sinuga ja kus on rõõmus vabanemine ja kus tuleb edasi minna selliselt, et mitte enam pattu tehes, et hullemat ei juhtuks. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle Jeesuse nimel. Aamen.